ma ei mäleta, et mul oleks kehaga midagi on, ma mäletan just, et see, kui ma juba pikali ära löödi, et ega seda ei olnud palju vaja seal 3 tüübi poolt, ma ütlen, et kõik saidki ühe löögi lüüa ja ma olingi pikali maas, et siis nagu taoti ikkagi seda põhimõtteliselt nägu ju. Või seda pea jalaga pähe, eks ole. Hästi hea oleks mõelda, et ajad on läinud paremaks, aga ma olen täiesti veendunud, et samasugune vägivald, kui ma vaatan uudistest, mis toimub Pärnus, Viljandis, mitte kuhugi kadunud need inimesed ei ole ja samasugused asju tehakse tänaseni. Lihtsalt täiskasvanud ei tea seda ja kooli juhtkonnad ka ei pruugi teada. Praegu on kõik need, ütleme siis igasugused TikTokid, igasugused need teistsugused vägivallatsemised tehakse piltide, videote ja nendega, eks ole, selle nii-öelda minu ajal seda ei olnud. Ja siis oligi nagu selline asi, et lihtsalt, et me ei hakanud, me ei tegelenud politseiga või ei olnud mingid, ma ei tea, psühholoogi või nagu sellest ei räägitud, et ma ei teagi, kumb nagu aeg nagu selles mõttes nagu hullem on, et praegu ma nagu tunnen ühtepidi, et inimestel on nagu võimalus Google'e pöörduda ja sellega tegeletakse, aga tollel ajal ma isegi ei teadnud, et sellega võiks Google'e pöörduda. Naiste jutud. Armsad naistejõutude sõbrad, täna me räägime sellest, et rasked juhtumid elus võivad tegelikult meile kasulikuks osutuda. Ja kõik see, mille peale me kogu elu surfame, saab alguse lapsepõlvest. Mina olen Kristiina Roodes ja mul on külas üks täiega äge mees, kellega mina, sõbrad, olen tuttav juba terve hulk aastaid, aga täna saate ka teie temaga tuttavaks. Tere tulemast, Andreas Jääger. Tere, väga meeldiv on siin olla. Ja Andreas on meil siis Võhkarite podcasti üks juhte. Podcaster on sinu kohta siis siuke kohane tiitel, sest sul on tegelikult veel ka podcast intiimselt eraelust, mida sa teed koos oma kalli naisega. Nii on. Lisaks sellele oled sa aktiivne kirjutaja, kirjutanud terve hulga lugusid peres ja kodus, perekodu teemadel ja küpsetanud valmis ka ühe uue raamatu, eks ole? Ja just. Ja lisaks sellele on sul on ju ka konto peal raamat, kuulus, palju laineid löönud ja sinu tiitlite juurdes peab kindlasti olema ka see, et sa oled selline hea, tahtlik, kuid samas konkreetne eluterve skeptik. Jah? Jah, või kuidas me seda elutervet nagu siin defineerime täpselt, et ma ise arvan, ma olen ikkagi üsna selles mõttes teises ääres, et väga paljud on sellised, et nad jätavad nagu uksed lahti, et okei, et võib-olla tõesti on mingisugused nõiad ja mingisugused, kellegil tõesti on võimed, et ma pigem lähen sinna, et ei ole. Selles mõttes, jah. No igal juhul mina hindan maailmas, hea süda on number 1, aga teine omadus on kohe otse ütlemise julgus, mida ma tohutult armastan. Ma arvan, et mõlemad on sul olemas. Kuigi armsad sõbrad, me tegelikult kohtusime stuudios. Me ei olnud varem kunagi üksteist näinud. Ja, aga ma olen sind kuulnud siiski väga palju, et kui ma podcastimisega alustasin, siis mina mäletan, et naiste jutud ja tussisööjad olid olemas ja siis meie tulime siis 2018 tulid kõik erilase pesa dissident täitsa pekkis saada ja need tulid nagu nii teise lainena või ma ei tea, mitmes laines on, aga ma ei tea. Et ma just nagu mäletan seda, et naiste jutud ja tussisööjad olid olemas. Et väga palju rohkem seal ei olnud. No alguses oli jah hõre, aga praegu tuleb nagu peale vihma seeni, aga minu arvates on üks oluline asi on see, et kui on hästi tehtud podcast, siis mina käsitlen need kõiki perekonnaliikmetena, ei ole siin mitte mingisugust konkurentsi, kõik see on üks, ma ei tea, väljaspoolt vaatajate luul. Ja tegelikult on väga lahe, et inimesed armastavad nagu sellist alternatiivset vabatekkelist sisu, sest podcast on sisuliselt asi, mis on selle looja nägu ja kus keegi ei keela käse poega lase ja sageli ka mingid ärilisi seoseid seal parimatel podcastidel tegelikult ei ole, mis kuidagi seda sisu mõjutaks. Ja mida autentsem oled, seda rohkem sind kuulatakse, et hetkel ju see Malluka podcast on just selles mõttes ju kõige populaarsem, sest nad on lihtsalt need, kes nad on. Jah, ja ta on lihtsalt ka üks igamine äge mutt. Absoluutselt. No vot, aga läheme selle teema juurde, mis meil täna on. Et sina oled avalikkusele just tuttav oma julguse ja selle poolest, et sa oled päris heas kontaktis endaga, ehk sa nagu julged ka rääkida endast ja vaadata enda sisse sügavuti. Päris palju on tegelikult endiselt veel neid mehi, kes tahaksid rääkida, ma ei tea, mingist rallist ja mingitest päeva uudistest ja poliitikast ja võib-olla millestki muust, aga nii kui läheb enda emotsioonide peale, palun vahetame teemat. Aga see on tegelikult jube raske ka olla selline, nagu ma olen nagu teistmoodi, et ma näen, et ma olen nagu inimestega mingi nurga alt raskem kontakti leida. Ma räägin nagu kõikide inimestega, et ma tahaksin olla ka selline people pleaser või selline
kes suudab kõigiga läbi saada. Aga kui näiteks seda klikki ei teki ja ma nagu hakkan inimesega rääkima, siis võib-olla ma tahan liiga kiiresti minna liiga sügavale. Päriselt on nii. Ja see, ma ei tea, kas see nagu hirmutab inimesi, aga see on ikka, paljudel on ikkagi see ebamugav, et ma olen nüüd jälle õppinud selles mõttes ikkagi elu jooksul seda ja kuidagi nagu taltsutama ja et ma nagu ei lähe liiga kiiresti, liiga nagu võib-olla isiklikuks on, aga mul ei ole nagu, ma ei saa öelda, et mul ei ole tabusid või mul ei ole teemasid, millest rääkida ei saa, sest meil kõikidel on mingid asjad, millest me ei saa rääkida. Aga ikkagi üsna jah, et ma nagu tahaksin nagu kuidagi nagu kohe rohkem saada äkki inimesed, et see vestlus oleks nagu kvaliteetne. Täpselt tuttav tunne mulle, sest mul on muideks siuke tunne, et iga see suhtlusolukord minu jaoks on nagu väärtus, ehk see on nagu võimalus. Eriti kui teeb uus inimene või isegi kui ta on tuttav inimene, sul on võimalus midagi jagada. Ja ma ei viitsi üldse seda small talk'i teha, ma jätan seda alati vahele ja ma alati tahan rääkida päris asju ja olengi siuke ebamugav. Ja lihtsalt ongi nii, jah. Ja see ongi ja ma varem mõtlesin selle peale, et minul on vaja nagu muutuda. Et nagu proovida siis olla selline nagu on siis nagu teised või ja mida aeg edasi, seda rohkem saan aru, et mul ei ole see võimalik, et mul oli siin veel hiljuti, ma töötasin ühes kollektiivis, et ja selle lõunalaud oli ja alati see lõunalaud nagu tekitas minus pettumust ja ma ei saa öelda, et keegi teine on selles süüdi. Minu ootus on lihtsalt liiga kõrged, sellepärast, et kui mina nagu olen kuskil seltskonnas või kuskil, siis ma nagu tahan sealt nagu midagi saada. Ma räägin, et tegelikult ma ise natukene arvan, et mul lihtsalt nagu elule võib-olla liiga kõrged ootused erinevates kohtades. Ootused peavadki kõrged olema. Absoluutselt. Jah, seal on, kasvatakse küll, et umbes, et ole tagasihoid ja klepi kõigega, mis asja. Tulebki rohkem tahta ja kõrgemalt mõelda ja minu mõelest mitte kõrgus pole ka oma eesmärk, vaid taha seda, mida sa päriselt tahad, on minu jaoks nagu see tõlgendus. Jep. Sina vist teed seda, mida sa tahad? Ma loodan, aga vahetevahel ikka ei tee ka, sest mul ikka aeg-ajalt tuleb ikka see ka sisse, et ma jätan osa asju ütlemata muide ja päris paljud asjad jätan ütlemata. Kellele? See on, näiteks on mingi inimene, ja sa näed tema kohta mingit asja, mis teda aitaks, kui ta teeks mingi muutuse. Need muutused võivad üsna suured olla, aga siis ma mõtlen, see on ju ainult minu tunne, see on ju ainult minu arvamus, mida ma lähen sinna targutama. Ja tihtipeale ma küsin, et mul tuli üks mõte, kas sa tahad seda teada? Kui inimene tahab seda teada, siis ma jagan. Aga kui ta ei lingi sellega, siis ma lihtsalt... Aga see on ju täpselt ideaalne sel juhul, mida sa teed, et me ei saa anda inimestele nõu, kes seda ei vaja. Ja kui ongi, et mingid inimesed hakkavad kellegi seljas elama, et nüüd sa peaksid nii tegema või naa või nii, siis tekib ainult suurem frustratsioon ja see nagu vastu surve on nagu palju suurem, et mul väga meeldis see mõte tegelikult, et mul on samamoodi, et kui ma vestlen mõne inimesega ja ma näen, et midagi on nagu, ma saaks parandada võib-olla või mingi oma mõtte, kas sa tahtsid praegu lihtsalt nagu selle oma hingelt ära saada või sa tahaksid, et ma nagu annaksin sulle nagu siis oma mõtte siis või selle nagu vastu ja siis ongi nii, et minu väga aus on ka see, kui inimene ütles, et ei, ma lihtsalt tahtsin praegu rääkida. Okei, sest meil meestel näiteks on ju see probleem, et me kipume kohe lahendusi leidma. Ja see on nii õudne, sest ma ise ka tunnen, et kui mina tahan nagu rääkida mingi lihtsalt nagu hingelt ära ja keegi hakkab mulle kohe pakkuma lahendusi, see ei ole praegu see hetk, et mul on vaja lihtsalt rääkida. Ma tahan lihtsalt ventileerida. Just. Aga ma ütlen, kõige selle ikkagi alus on päris hea iseenda tundmine ja päris selline nagu, ma ütleks, emotsionaalne intelligentsus, et üldse sellistes mõistetes navigeerida. Aga siuksed asjad ei tule tegelikult üldse lihtsalt elus. Et kui me leppisime kokku, et me saame stuudios kokku, siis olid nõus jagama ühte sellist oma elu rasket kogemust, mis siis võib-olla aitas kogu selle tarkuse siis üles endast leida. Tegelikult see ei aidanud tarkust üles leida, et ma läheksin võib-olla isegi veel sammukene tagasi, et kui me rääkisime ka sellest, et ma mõtlesin ka, et ma tahaks natukene võib-olla lapsepõlvest rääkida, et see on hästi huvitav, et ma nüüd ei ole see inimene, kes defineerib ennast mingisuguste õnnetuste järgi või et nüüd ma olen nüüd see inimene sellepärast, et nii juhtus või aga nagu hästi huvitav on tagasi vaadata lihtsalt ja saada aru, et okei, sealt algasid mul mingisugused asjad. Näiteks ma toon niisugune lihtsa asja, näiteks enesekindlus. Et minu peres ei olnud sellist asja nagu, et vanemad kuidagi sisestavad enesekindlust ja mul oli hästi palju õpitud abitust näiteks ja kõik selline asi, mida aeg edasi, seda rohkem ma nagu sain ka aru, et okei, mul ei olegi enesekindlust, mul ei olegi seda, et maailm on minu auster, sellepärast, et mind ongi kasvatatud selles mõttes nagu